45 minutit praegu line-upis ja ilmataat tegi väikse vipka alles. Tegelikult ei ole erilist vihma, aga vaata sellised üksikud vihmatäpid, aga see rada läheb väga libedaks ja üleüldse, kuna rada ei olnud kõige paremas korras, siis vesi seda nüüd paremaks ei tee, nii et ma arvan, et see oli õige otsus, et nad katkestasid ära. Et testipäev vist saab läbi tänaseks. Paneks taha uued trehvid, sellepärast, et näha on, et kehva rajaga tahab hea trehvi saada, ei ole mõtet minna nende eelmise aasta trehvidega. Siis teeme praegu kohe ühe stardi testi ka, et kuidas ta üles tuleb. Kontrollisime, puurisime küll tüüsid läbi, aga me ikka vaatame, et kas peapihustik on nii jämega, et nagu meil tüüs peaks olema. Test näitab, et me ärkame liiga aegselt. Miks me ärkame aegselt? Võib-olla vaata Westgate'i klapid üle, äkki on üks nendest on kuskil kinni, virvakil. Niimoodi võistlused ei võideta. Selles on asi. No ja 3,5 on segures, see on 25%. See on rikas lihtsalt. Tapab ära selle, see peab olema 4-0 juures, et ta tahab ikka lahjemaks saada. Nii kui ma EGT ajasime 650 oli üks transbreak oli kohe oli 2,5 sekundit. Eriti norindki. Vana saan juba. Ma mõtlen, kus me paneme. No selle auto, mulle tegelikult vanal tuuleklaasil oli siin oluliselt rohkem eklepse, eks ju. Aga nüüd, me ei hakka vanalt klaasilt ära võtma, siis läheme siis selle klaasiga siit üles. Tipp-topp. Üks etapp. Peale testipäeva on siis alanud Soome meistrivõistluste esimene etapp. Ja umbes tunni pärast algavad siis ajasõidud ja need ei ole enam mingid testisõidud, seal juba hakatakse nahka koorima, nii et see on praegu hetkel me Tõnisega või mõtlemegi välja, et kuidas siis esimest rünnakut teha. Peame tegelikult väga hoolega läbi mõtlema, sest et neid sõite võib meie kliimas olla tegelikult päeva jooksul ainult üks. Kuigi praegu päike paistab, eks, siis kunagi sa ei tea, mis lõunaaeg juhtub. Nii et iga sõit on kulla hinnaga. Siis vaatame. Mis teie eelmise tulise võitluse, vaidluse tulemusena tänaseks paremaks on? Laseme turbiini puruks ja siis vaatame logi pärast. Kas või, aga mis ma näed siin, mis sa teed sellega, kui see asjas läheb üles, mis sa selle logiga teed? Mul tunne, et siin mingi kuldne kesktee leitakse. Aga vaatame. Teeme siin väikse söögi ja siis teeme ka väikse starditesti, siis vaatame edasi. Vead veel tulevad võib-olla rajal välja. Need, mis on vähemalt praegu tekkinud, me oleme ära tuvastanud ja ära parandanud. Ja lootused on kõrged. Selles mõttes me teame, mis see kombo sõidab ja mis ta on sõitnud. Lihtsalt praegu meil oli, mida me arenduskäigus tegime, oli see, et me tegime asja lihtsalt turvalisemaks kõvasti. Ja paistab, et see turvalisus meil on ära tasunud ja seda raja saame panna kõvasti. Seda peab vaatama koormuse all, vaata. Kas seal on eesitud olemas?
hommikul panime käima ära, ta läheb hommikuti suurt raskelt käima ja 2 silindrit nagu ei tööta õieti nagu peaks töötama. Meil oli kõik korras, ma arvan, et 2 küünalt lihtsalt töögijad vahetasime ära, aga ei tule ikka õied, temperatuurid ei ole päris õiged nagu peaks olema, mingi probleem seal on. Vaatame korra veel ära, siis vaatame, mis nendest saab. Ma praegu keskendun, saan sina sõbraks oma selle Godzillaga. Kohe lähme starti. Ja kõikide ennustuste järgi peaks tulema nagu korralik sõit. Me tegime niimoodi, et võimsus tuleb iga käiguga ja kiirusega juurde, et kombata seda rajapiiri, et pole mõtet kohe ringi lasta ja siis sõit läheb raisku, eks ju, aga ma olen 100% kindel, et number 6 on ees. Tuli ära! Good Matilda, sehr gut! Ja ülessi ka ei spuulin, täpselt nagu kuumaks läheb, jääb midagi kuskile takerduma ees. Ei ole rahul. Äkki kuumast peast jääb Tõnn Westgate'i varas kinni. Kuumast peast jääb mõni Westgate'i varas kinni. See küll hea ei ole. Raskelt käib, vaata. Teine käib hea. Hästi. Mahe jahtub, siis töötab. 7.95 kilomeetri tunnissa. Ja peaks vaatama seda õlitust nüüd. Keera see välja. Ja autame. Keedame. Sest ega ta korpusesse ei hakka käima, tal mingi laagri teema. Kole paha, nagu öeldakse selle peale. Kole paha. Panime natukene puusti juurde, vähemalt ka Soomes on puus ära tehtud. Et vaatame segud asjad üle, proovime. Täna ma ei tea, palju nad lasevad täna veel peale. Aga kõik töötab nagu peab. Mul on selle üle hea meel. Jumala hästi käib. Näe, vaata, käib ilusti. Jahtub maha ja käib. Me peame siia veejahutuse tegema. Vesijahutuse peab turbule tegema. Ja kohe hakkame viilima. Turbot viilima. Oleks vaja siit see keerminiin, vaata. Siin on keerminiidid, kus kätte saada. Kruvikeer, peenikese. Sest hommikul, kui me transbreiki teeme, siis on kõik nagu tulevad ilusti üles, aga praegu sõidus lihtsalt oletame, eeldame seda, et siin alumiinium paisub rohkem kui see metall seal ja siis pressib kokku need laagrid ja see hakkab takistama meil turbo pöörlemist. Arvad seal mingi väike error? Mis seal on laiali tõmmata? Kõht sisse, rind ette. 6-8 sisse. 6-7. 6-7. Mina ennustan.
6-7. See ots kukub sealt ära. See läks, noh, mis seal ikka juhtus? Käis pauke. Mõlemad läksid nihu. Algus oli nagu palju lubav. Algus vaata jäi maha, siis läks järgi, siis pa puhka. Ja 8, 1-1, 60 jalga. No, siis ta tuli, vaata kui hilja ta tuli järgi. Läks sisse, tuleb sisse, on 28. Oli natuke jebimise 2 sekundit olid seal selles mõttes, et ei olnud nagu midagi. Siin oli jah, pauk oli siin. Siit poolt liigub kusjuures, see liigub ilusti. See nagu vaata käigukasti nagu vaba jooks. Mulje oli nagu oleks sõiduaeg käigukasti. No, pane. Käis sõiduaeg nagu 3. käik oleks ära kadunud. Ja vedu kadus ta ja piirasse käis. Võib-olla läks käigukast või läks turbiin või midagi nüüd igal juhul juhtus. Ei soosi meid see õid. Ja vaata... Aga miks ta ei spooli? Mulle tundus nagu 2 varianti, kas lõi kuskilt mingi lõdiku või mingi asja toru lõi puruks. Aga käiame ringi. kõrred otsast ära. Jah, kas ta lõi sealt puruks midagi? Või see oli lahti üldse, seda polnud külleski. Midagi juhtunud. No, võta pann alt ära ja tõstke eest üles, vaadake, kas turbiin, mis nägu seal all paistab. Aga nüüd on küll käigukastiga midagi juhtus. Sest et 3. sisse pani käis, vedu läks. Tõstab nad päris kõrge. Lõhkusime raja ära. Panime natuke liiga palju pauku starti ja tõmbas niimoodi, et lapitakse praegu rajalt suured tükid lahti. Kuna siin on tegelikult eelmise aasta kumm maha, mis on veetud ja tegelikult oleks see vaja ära koristada ja panna uus, siis lihtsalt asfaldi küljest tuli kogu see kumm lahti ja rehv võttis nii kõvasti kinni sinna. Rebestas selle laja küljest lahti, viskas mu täiesti riski ära. Oli päris kole. Eks ma lähen proovin järgmise ringiga teisel pool samamoodi teha. Kaiflipi võttis keegi või? Jah, see kussi teha. Kulmapooli näiteks. Kõik asja võju. Seal käigukasti õli sees oli metallipuru. Kurat, ma ütlen, kõik kuradi Ameerika asjad tahavad katki, mis külles on. Kõik. Jaapani asjad, kõik terved. Nii kui see üks paar tuli, ta kõik tuleb ahjusoe. Tuleb? Ja, lähen sinna või? Tagul pidi panna või? Jaa, aga pane... Ai, sul on auk on kinni. Aga nii nõma asi oleks kurat. Papi tihend, jah? Papi tihend. Ei, see on kork. Pidi olema lolli kindel, aga ei olnud. Et see võlg töötab ilusti. See võlid on väga leidlikud. Turbiini sisse ei vaadanud. Ei, see las olla see ime. Piirad nagu sammu. Ma ütlen, planeetari tõmbas sodiks. Näe, siin see on. Vaata, kas... Näe, planeetar on sodi. See oli see. Ma olin õigel teel. Kohe esimese asja. Kevitame kinni, kuule. Võtame ära siit pätt kinni. Planeetar on 6 sellega, eks ole? Siin ongi 6-ga 1, 2, 3, on 6-ga, 5, 6. Standard on 4-ga. Et see on kõvem? Jaa.
Vaat siin on puru. näed, sellepärast ei olegi vedu. siin on Mis seal sees on? Oota, ma teen pildi ära. Oota. Vilja, kus ma panen neid tempud, muidu ma pean karega võtma. Pane kuhugi muude asjade alla. Hakklihamasin. Siit on hakanud jah mingi vorstiks. Vorstikisid olema. Saadad kasti meile. no ja seda oskad kohe öelda, mis see tundus. Siin on sees mingi leevendi või? ei, see on see planetaarülekanne, vaat siin on hammasrattad on ümarad sees. aga see peaks ka nüüd Selle asja keevitame kokku.